Meie Ärakarda podcasti 3. osas on täna külas Simo Teearu. Simo on 21-aastane murdmaasuusataja, kes tänavu saavutas Tartu maratonil eestlaste seas 6. koha. Igapäevaselt on võimalik leida Simot Tartu Ülikooli Pärnu kolledžist, kus õpib ta ettevõtlaste projekti juhtimist ning asjatab ka sotsiaalmeedias. Hiljuti on Simo just tuntust kogunud TikTokis, kus tegutseb ta siis nii enda privaatse konto all kui ka suusapoiste kanalil. Ja me kutsusime sind täna nüüd siin 3. külaliseks just seetõttu, et me soovime noori aktiviste rohkem esile tõsta. Igapäevased mõtteterad, mis sinu TikTokist leida võib, on väga sügavamõttelised ning koguvad üha enam kuulsust. Tere, Simo! Tere, aitäh kutsumast! Väga meeldiv. Me oleme siin nüüd alustanud traditsiooni, et me algul mängime ühte mängu. Selle mängu nimi on Ütle nüüd ja see on sõnamäng. See käib nii, et praegu on siis õigetpidi sõnad ja tähekaardi keerab siis Hanna ümber ja kiiruse peale siis see tähega, mis tuleb, vastava sõna pead ütlema. Okei, proovime ära, siis kohe läheb andmiseks. Ja kiiruse peale, ega siin rohkem midagi polegi. Aga mis peale? Esimene teema on siis lill. A-tähega. Angervaks ei ole lill, see on T. Ma ei tea. No loeme ära. Oota. A-tähega. A-tähega lill. No, mõtle nüüd. Ei tule mitte midagi. No ma võtan uue tähe. Võta uus täht. M. Moon. Oh yeah. Nüüd on siis tänav ja täht on I. Ida tänav raudselt kuskil on. Raudselt on. Oi, jah. Praegu aju ei tööta nii kiiresti, aga proovime edasi. Muidugi. Äkki tuleb mõni minuga teema. Asi köögis. On sinu teema. Nii, trummipärin täht on T. Taldrik. Terav nuga. Nii, ja võtame viimase. Linn Eestis siis. A-tähega. Abjapaluja. Tuli päris ühtemoodi. Aga lähme siis natuke sinu nimelt uurimise ja puurimise juurde. Alustuseks võid sa veidi endast rääkida, et kes oled, kust tuled ja millega tegeled? Jah, väikse kokkuvõttes juba või sellise tutvustuse tegid, aga jah, igapäevaselt sa ütlesid, et mind näeb Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis. Ma sellega nii päri võib-olla ei ole, sest et ma väga palju seal ausalt öeldes ei käi, sest et ma olen hästi palju välismaa laagrites ja käime poistegi igal pool ringi, aga jah, TikTokis on palju tegemisi ja nüüd suusapoistega on siis selline ühtne tiim ja kuna ma olen enda elu nagu pühendunud ikkagi spordile praegusel hetkel, siis ikka igapäevane töö läheb trenni tegemisele ja tõsiseid tunde läheb selle alla. Aga sellegi poolest on jah, TikTok on nagu suur asi mul kõrval, mis siis on nagu personaalse kasutajaga olen alustanud juba pikka aega tagasi. Vahelduva eduga on seal erinevad sisu loodud ja siis nüüd on suusapoistega siis eelmisest aastast selline võib-olla siis mulle ka võib-olla kõige tähendusrikkam asi, mis me siis teeme nii-öelda, millel on siis ka nagu oma missioon niivõrd kuivõrd ja on eesmärk midagi ära teha, aga samas nagu spordi kõrvalt natuke võib-olla pulli ka teha, et ei viitsi kogu aeg ainult raiuda kuskil. Et jah, ma arvan, et paljud teavad mind TikTokist, aga täna võib-olla võimalik siis natukene sügavamalt ka kellelegi midagi tutvustada. Kas sa suusatamisega tegelesid juba lapsepõlves või tegelesid sa lapsepõlves millegi muuga? Ma tegelesin lapsepõlves paljude asjadega, aga suusatamine oli kindlasti üks osa neist, et kuskil 6-aastaselt hakkasin ma trennis käima, aga enne seda, eks vanemad ikka vedasid mind suusarajal igale poole, et siis
jah, kui ma 6-7 olin, siis ma hakkasin ujumistrennis käima, ma käisin enne jalgpallitrennis ja suusatrennis samuti, et üsna mitmel rindel, aga algusest peale nagu suusatamine kuidagi köitis väga südamelähedaselt ja sealt maalt on see asi alguse saanud, on olnud tõusu ja mõõni, aga siin ma olen. Aga mis on see üks õppetund, mis on siis sinuga siiani kaasas, mis sul need lapsepõlve spordialad õpetasid? Õppetund? Võib-olla järjepidevus kindlasti, no spordiga peab olema sul järjepidevust, et kui sa tahad olla, sa ei pruugi olla kellestki alguses tugevam, aga kui sa oled järjepidev ja sa teed tööd, siis on väga tõenäoline, et sa saavutad seda, et väiksest peale ma arvan, et mul oli seda järjepidevust, et miks need asjad niimoodi käima läksid kohe. Aga räägi, kuidas sa jõudsid üldse suusatamiseni? Suusatamiseni? Eks väiksest peale, sel ajal siis, kui ma olin veel väike, et siis oli suusatamine väga popp teema Eestis. Ja ilmselt väga paljud noored käisid suusatamas või proovisid suusatamist. Aga eks ikka vanematel oli see põhiline roll ja nägid telekast, kuidas vanad ässad panid ja siis tahtsid võib-olla ise ka proovida ja niimoodi see alguse sai, et Jõulumäel oli mul võimalik hakata trennis käima. Alguses väiksena ma elasin Kilingi-Nõmmes, kus ma nagu sündisin ka ja siis me kolisime Pärnu edasi, aga Jõulumäe on jah, mulle selline hästi südamelähedane koht, et sealt on see kõik alguse saanud. Ja millise saavutuse üle siis suusatamises sa enim rahul oled? Enim rahul olen kindlasti võib-olla, ma ei oskagi tuua välja nagu kindlat mingit saavutust või midagi, aga ma arvan, et noorteklassidest peale või siis, kui ma alustasin, et sellest ajast peale see järjepidev töö ja sinna siis kaasnesid ka need järjepidevad võidud seal noortesarjades ja igal pool, et mingi tahe oli kogu aeg võita ja ma ei oskagi tuua nagu mingit kindlat head nagu saavutust, aga lihtsalt see järjepidev edu võib-olla oli see kogu see komplekt kokku panna on nagu tähendusrikas. Kui sa ei suusataks, siis mis spordialaga sa tegelesid? Mind on väiksest peale tegelikult väga köitnud jalgpall, nagu ikka väga. Ma isegi vahepeal kahetsesin, et ma lõpetasin jalgpalli ära, sest et see oli kuidagi nii selline jõuline ja midagi, mida ma oleks nagu tahtnud teha tegelikult, aga jah, ma arvan küll, et jalgpall võib-olla küll, tõesti. Aga tulles veel korra suusatamise juurde, siis neile, kes ei ole süvenenud või ei tea väga sellest suusaspordist midagi, räägi lühidalt sellest spordialast. No suusatamine on tavaline selline kitsastel suuskadel, nagu me suusapoistega meeldib öelda, et suusatad nendel kitsastel suuskadel, kus sa pead enda tasakaalu hoidma ja sul on 2 keppi käes ja siis sa rügad üles mäest ja paned alla samamoodi, et ega seal midagi erilist ei ole, seal on 2 sõidutehnikat, klassika ja vabatehnika, erinevad võistlusformaadid, sprint, distants, ühistardid, suusavahetusega sõit, jälitussõit, tiimsprindid ja teatevõistlused ja selles mõttes nagu on erinevad kontrasti, erinevaid võistlusformaate väga palju, ta ei ole nüüd nii popp, võib-olla nüüd laskesuusatamine on selline, mis on tõusutrendis, aga seal on ka kindlasti oma nagu suurt põnevust ja kõike, et Laskesuusatamist sa mainisid, aga miks mitte mägisuusatamine? Ma ei tea, ma olen vist elu jooksul ainult 2 korda mäesuusad jalga saanud, vist 1 korra isegi, ma täpselt ei tea, aga see ei ole, ma ei tea, kuidagi ei ole tõmban niimoodi nagu, et ma tahaks seda teha või Eestis võib-olla ei ole, Jõulumäel ei olnud ammugi mul võimalust sellega kuskil tegeleda, et siis ma ei ole võib-olla siis sattunud selle ree peale võib-olla niimoodi, aga ei ole kuidagi kõitnud ka. Mitu korda nädalas sa trenni teed ja milline näeb siis sinu nädalane treeningplaan välja?
see sõltub väga palju, kas on siis hooaeg või on ettevalmistus või on siis üleminekuperiood, aga üldiselt on, praegusel hetkel on 6 treeningpäeva, 1 puhkepäev üldiselt nädalas, et ja see siis treeningtundides vaheldub kuskil 15 kuni 20 tundi isegi rohkem võib-olla suurtematel perioodidel. Ja siis loomulikult treeningpäevad on siis 3 päeva üldiselt on 3-4 päeva nädalas on vähemalt, kus on siis 2 trenni päevas või isegi 3, et see on korralik maht. Kuidas sa sellisest treeningplaanist taastud? Kas sul on mingi eriline viis või sa lihtsalt naudid vabu päevi või? Taastumine on siis, kui sul on vabad hetked ja vabad päevad kindlasti, et kui esmaspäev on üldiselt praegu vaba päev, siis eile ma nautisin peale väikest Soome trippi, et saab korraga siis nädalas jalad nii-öelda sirgu ka täiesti lasta, aga see ei tähenda, et ma siis kodus Netflixi vaatan või siis niisama passin, et eks ma liigun samamoodi, võib-olla on ka see päev mingi liikumine sees, aga jah. Oled sa mõelnud ka, et aidu küll sellest suusatamisest ja lõpetaks ära? Või mis on asi, mis sind nagu selle juures hoiab? Siin ma võib-olla saan rääkida isegi suurema nagu background story, mis nagu mul aastate jooksul toimunud on, et mul oli nagu elu parim hooaeg noorteklassis, kui ma olin seal M18, ma olin kuskil 17 äkki siis. Ja mul oli elu parim hooaeg, kõik läks nagu ülesmäge ja siis peale hooaega kevadel, ma mäletan, ma käisin veel siis esimeses gümnaasiumiastmes, ma käisin riigikaitselaagris ja siis peale seda ma jäin nagu ikka tõsisesse kopsupõletikku. Ja ma olin pikali maas mitu nädalat, tõsine palavik ja siis ma olin põhimõtteliselt treeningutelt väljas 2 kuud, et see oli nagu väga-väga tõsine pauk ja sealt võib-olla hakkas nagu, seal 2 kuu jooksul suutis nagu väga-väga palju mõtteid ära mõelda, et miks ma seda teen või kas ma üldse peaksin seda tegema. Ja siis sellele järgneski 2-3 sellist väga-väga rasket aastat, kus mu tulemused ei olnud enam nii head ja keha nagu taastus ja oli väsinud ja terviseprobleeme oli nagu väga-väga palju kogu aeg. Et see oli nagu väga-väga raske periood minu jaoks. Ja sel hetkel sai nagu väga palju erinevaid asju tehtud ja erinevaid asju proovitud, aga praegu nüüd eelmine aasta ma tundsin, et ma nagu proovisin siis tegelikult oleks praegu suusatamise maha jätnud ja ma oleks nagu enda muid asju edasi ajanud, aga ma käisin poistega laagris, ma mõtlesin, et ma teen sellises viimase laagri ja me olime seal 11 päeva Austrias laagris ja tegime kõvasti trenni ja ma sain sellise mingi pisiku või sutsaka tagasi või sellist, ma ei olnud sellist feelingut tundnud viimased nagu 2-3 aastat. Et ma sain aru, et see on nagu see, mida ma tegelikult ikkagi teha tahan, et miks ma nagu iseennast lollitan. Ja siis sealt maalt eelmine aasta sai jälle kõvasti trenni tehtud, terviseprobleeme ei ole selliseid olnud, mis muidu oli, aga jah, nüüd on kõik, tundub, et läheb jälle ülesmäge. Oled mitu korda maininud poisse ja meiega tutvustuses rääkisime suusapoistest. Räägi, kellega on tegu ja kes need poisid on? Jah, omakeskis ütleme poisid, jah, paljud ei tea, kes poisid on, siis mina, Simo, Anders Veerpalu on teine poiss ja 3. poiss on Hendrik Peterson, et kõik oleme jõulusuusaklubist tegelikult mööda Eestit laiali, et üks on Raplas, Otepääl, Pärnus, aga jah, need poisid, nendele ma võlgnen nagu ka suure tänu, et nemad mu seal Ramsoo laagris selle comebacki aitasid mul tuua minusse kuidagi ja nendega me siis augustikuust officiali, kui suusapoisid hakkasid nagu officiali tegutsema eelmise aasta augustis, siis nemad on mu
teine perekond, keda ma võib-olla vahepeal rohkem näen kui enda vanemaid ja perekonda. Aga kus see nii-öelda nimi näiteks tuli, et kas te mõtlesitegi, et mis siin ikka panna, et oleme suusapoisid või on sellel mingi kindel lugu taga? See oli üsna naljakas jah, et Kääriku laagris me olime poistega siis koos laagris just hetkel ja siis mõtlesime, et pikka aega olime mõtlenud, et me tahame midagi koos teha või mõtlesime, et teeme mingi ettevõtte või teeme midagi nagu, mis neid köidaks. Ja siis, kuna ma olin ise enda TikTok'e teinud ja ma teadsin ja ettevõtlusmaastikul nagu teadsin neid võimalusi ja olin nagu kursis nende asjadega, siis mul käis siuke klikk ära, et davai, et miks me ei saa seda teha, et miks me ei tee seda. Et tegelikult see on nagu, TikTokiks kõik vaatavad seda kui nagu mingi platvorm, kus tehakse mingeid lollakaid asju, aga tegelikult see on nagu maru võimalus, kui sa tahad midagi suurt ka nagu ära teha. Et see, mis võimalusi see meile on toonud, siis see on jah päris crazy, et su suusapoisid nimi oli nagu paugust tuli, alguses mõtlesime, et et see on mingi natuke nagu labane või lapsik nimi, et lihtsalt suusapoisid, et me peame nagu mingi brändi tegema, me peame nagu mingi professionaalse nimesi mõtlema, et sa ei saa panna lihtsalt suusapoisid. Ja siis me panime selle esimese video üles ära, see sai mingi 40 000 vaatamist ja siis oli see tunne, et nüüd me ei saa enam muuta ju, nüüd kõik teavad meid kui suusapoisid ja siis hakkas sealt see karussel pihta ja sinna ta jäänud on, et ta on kuidagi võib-olla ongi see õige, et see oli nii lihtne, paugu pealt tuli see nimi ja see jääb nii hästi kõigil meelde, et see võib-olla ongi nagu õige. Aga kas suusapoisid on leitavad ainult TikTokist või on mingi muu plaan või kavatsust kuhugi edasi ka sellega jõuda? Praegusel hetkel TikTokist ja Instagramist, jah, aga mõtteid on meil väga palju ja väga palju uusi asju on tulemas, ma ei saa kõik avalikustada niimoodi, aga meil on nagu tagaplaanil päris palju asju, mida me teha tahame, et väikse teaseri võin niimoodi öelda, et vlogid hakkavad tulema ka YouTube'i, et see on nagu kindel, mis tuleb ja kõrvalt tuleb ka võib-olla päris palju muid uusi asju, et plaane on meil palju, aga sport on meil ikkagi number 1, et selle me peame endale, see on nagu meie esimene prioriteet, et siis pulli teeme kõrvalt. Sa enne mainisid ka, et teil on tegelikult hästi tihe treeningkava, et te teete hästi palju trenni. Kuidas te koolis selle kõrvalt jõuate käia? Nii siis varem kui ka nüüd? Ega ei jõuagi, ausalt öeldes, ei jõuagi, et koolis mul samamoodi, mul on nüüd teine aasta saab läbi, aga eelmine aasta siis oligi sügissemestril ma jõudsin kooli 2 päeva ainult ja need olid ka siis oktoobris mingi järjestikused 2 päeva siis korra. Et muidu me olime Itaalias, Austrias, Soomes, Sveitsis ja oligi nii, et ei jõudnud reaalselt kooli, aga see hübriidõppesüsteem ja see on nagu kuidagi õpetajatega ja kõigega nagu kuidagi saanud nii, et saab nagu käia või kui sa ise nagu näitad huvi üles, siis tegelikult nagu saad käia, et Brit oskab öelda ka, et päevaõppe on ja meil siis tegelikult see tähendab, et sa peaksid ikkagi 5 päeva kohal käima, aga mul lihtsalt ei olnud seda võimalust, järelikult pidin mingi alternatiivi leidma ja see nagu sai kuidagi tehtud, et vaatab, kuidas edasi. Aga õppejõud selles mõttes tulevad vastu või pigem on ka olnud olukordasid, kus sa pead nagu moosima, et mul oleks väga vaja minna, et kas ma saan? Ei, ma otseselt moosima või kommikarpi ei ole pidanud viima, aga eks endal on ikka keeruline, sest et teatud tööd on vaja ikkagi ära teha ja kuskil laagrites lähed, siis kuskil hotelli sinna foyeesse siis netti otsima ja tegema seda 3-tunnist mingit kontrolltööd seal Moodles on, et siis eks see ei ole kerge, pluss siis eelnevalt oleks pidanud nagu õppima ka midagi, et siis trenni kõrvalt on see loomulikult väike väljakutse, aga saab hakkama. Aga miks sa valisid just selle eriala, mida sa praegu õpid, mitte näiteks kehakultuuri, mida paljud sportlased õppima lähevad?
no vot, see ongi see, et kui ma ei tea, mind nagu gümnaasiumis ma ausalt vihkasin nagu kooli. Ma ei tahtnud üldse käia seal ja mu see koolisüsteem kuidagi, ma ei tea, mingi vaenulik pool on seal kuidagi, et ma nagu ei salli seda kooli kuidagi nagu selles võtmes, kuidas see kool on. Ülikool on loomulikult parem, sa saad õppida reaalselt seda, mida sa tahad õppida. Ja Eestis on see suuremal määral ikkagi tasuta, et see on nagu fantastiline võimalus tegelikult, aga mul oli lihtsalt see teine pool ja huvi, mida ma olen ettevõtlusega tegelenud ja palju nende ettevõtlusmaastikul ise toimetanud ja teinud, et siis see oli nagu ainuke asi, mis mind tegelikult huvitas, et mul oli valida, kas TalTechi ärindus või Pärnu, siis need olid nagu 2 asja, mis mind üldse tõmbasid ja siis ma nagu otsustasin Pärnu jääda ka pooleli nagu spordi pärast. Aga kui siin vahepeal oli juba juttu gümnaasiumist ja gümnaasiumi nii-öelda east, siis mõeldes tagasi gümnaasiumile, mis on näiteks üks õppeaine, mida sa tunned, et sa oleksid võinud rohkem õppida? See muusikajalugu või? Ei, ma ei tea. Ma ei tea, võib-olla mingit keelt oleks võinud rohkem õppida kuidagi, aga ma ei usu, et sa saad seda kuidagi koolist niimoodi õppida, et see on nagu kindlasti, mida ma väärtustan, aga praegusel hetkel ma ei tunne nagu puudust, et ma oleks pidanud rohkem matemaatikat õppima või ma nagu tegin need asjad ära, ma sain hästi hakkama, ma olin 4-5-line ikkagi põhimõtteliselt, et siis ma õppisin ikkagi, aga kas ma just tahtsin õppida, see on teine asi. Kust algas sinu sisuloome? Millal mõtlesid, et ma nüüd hakkan sisu tootma? Ma ei tea, kas see oli äkki peaaegu 3 aastat tagasi või kui see TikTok hakkas nagu tulema ja siis kuna ma seal ettevõtlusmaastikul jälgisin erinevaid tegijaid ja vaatasin, et TikTok on nagu uus asi ja uus võimalus, siis ma kuidagi tundsin, et ja mulle nagu läks korda see enesearendamine ja eneseareng ja kõik selline mindset stuff nii-öelda, siis ma mõtlesin, et okei, et kuidas ma seda nagu võib-olla siis jagada ka saaks, et oleks võimalik siis TikTokis seda kuidagi äkki jagada ja ma vaatasin, et see asi nagu töötab. Alguses ma lihtsalt ei olnudki mingit eesmärki, ma lihtsalt hakkasin tegema seal. Aga siis hakkas positiivselt tagasisidet tulema, videod läksid reaalselt laiali ja siis hakkaski tulema see feeling, et sa saad nagu mingit mõju ka reaalselt avaldada. Et see oli päris huvitav jah, et see sai tegelikult kuidagi paugust lihtsalt alguse, et mul nagu ei olnudki tõsist eesmärki või midagi, aga ma lihtsalt tahtsin midagi teha ja rääkida millestki, mis nagu korda läheb või võiks teistele korda minna. Me eelmise külalisega rääkisime ka netikommentaaridest. Palju sina neid loed ja kuidas need sind mõjutavad? No TikTok on see huvitav koht, et seal tuleb nagu igasuguseid asju. Et ühest äärmusest teiseni ja sul sõimatakse mingit ema ja kedagi, keda täiesti nagu kuskilt laest võetakse neid asju. Et mul on ka seda tulnud, et mu personaalsel kasutajal on seda tulnud ja suusapoistil on samuti seda tulnud, aga nagu ma ei tea, minu arust on selline lambi lahmimine, et ma ei võta seda, see nagu ei jõua minuni. Et alguses oli mingid teatud asju, mis nagu kuidagi võib-olla ikkagi nagu riivasid või nagu panid korra mõtlema, aga mulle meeldib see Gary Vee ütlus, et kuidas sa nagu mingite heiteritega või kellegi tegeled, siis mõtle, et kui nagu raskes või halvas kohas peab see inimene olema, et ta sinu videole tuleb ja kommenteerib sinna midagi halba. See tundub nii klišee, aga tegelikult nagu kui sa oled normaalne inimene, siis sa nagu ei tee seda, et sa pead ikka väga halvas kohas olema, et sa tahad nagu teisi ka veel sinna auku tirida, et minu arust see on jah nagu perspektiiv, millega seda asja ka vaadata. Kas on mõni kommentaar, mis on sulle nagu
Sa ütlesid, et minnakse hästi isiklikuks, et kas on mõni kommentaar, mis nagu jääb kriipima või mis on siuke, et rikub päeva ära? Ausalt öeldes otseselt ei ole jäänud, sest kui ma praegu tagasi mõtlen, siis ma ei mäleta nagu otseselt midagi, et järelikult see ei olnud midagi nii tõsist või midagi, mis oleks mulle nagu hinge läinud, aga ma tean, et ma ilmselt usun, et seal on nagu päris palju sisuloojaid väljas, kes ei ole nagu, sa pead olema tugev, aga ma usun, et seal on nagu palju asju, mida ikka on väga raske seedida, et see võib olla mõne jaoks ikka päris korralik pähkel, just eriti võib-olla noortematel tüdrukutel või kellelgi. Küsisime Hensu Kustalt sellise küsimuse, et kummale nii-öelda tagasisidele tema keskendub, et kas ta loeb selle positiivse tagasiside ja ta saab sealt rohkem indu või ta võtab seda konstruktiivset tagasisidet nii-öelda negatiivsemat, et sealt oleks võinud paremini teha või seal niimoodi, et kummale sina keskendud? Ma ütleks, et ma ei keskendu nagu mitte millelegi, et ma kuulan kõik ära, ma teen sellest omad järeldused, aga miski ei mõjuta mind nii, et nüüd et ongi, et tuleb negatiivne, siis ma olen negatiivne, kui tuleb positiivne, siis ma olen positiivne, et see ei mõjuta mind nagu kuidagi, et see positiivne, see on tore, see tuli ära, okei, läheme edasi, et on vaja asja edasi teha. Et see on jah, oleneb, kuidas tõlgendad. Kui tegid esimese sammu nii-öelda sisuloojani, siis millised olid su tunded, emotsioonid? Kas sa kartsid midagi, tundus hirmus? Ma ei tea, ma ei ütleks, et ma midagi kartsin. Pigem oli lihtsalt, et selline uus asi või teed midagi, mis sulle lihtsalt meeldib teha ja võib-olla selline võimalus lihtsalt, mis sulle on antud siin elus, et sa saad nagu teha ja jagada seda teiste inimestega kuidagi, et sa ei pea näost näkku kellegagi rääkima, sa saad selle panna kuskil üles ja seda saab igaüks vaadata, et kui sulle on antud selline võimalus, siis sa võid enda lugu, ma arvan, rääkida ja vahet pole, kes sa oled ja mis sa teed. Sul on sotsiaalmeedias väga märkimisväärne arv jälgijaid, näiteks Instagramis eilse info põhjal on sul 1298 jälgijat ja TikTokis enda kasutajal on siis ligi 6000. Kas sa oled endale mingid nii-öelda eesmärgid pannud, et kuhu sa näiteks välja jõuda soovid, et näiteks seal mingi kindel arv või on pigem postituste poolt see mingid eesmärgid seatud? Ei, absoluutselt mitte, ei mingid arve. Ma ei jääks arvudesse kinni, et pigem on lihtsalt see mõju, mis sa suudad nagu üleüldiselt avaldada või kui sul tuleb seda positiivset tagasisidet või et kui ma tegingi TikTokis enda videosid, siis need jälgijad, paljud on tulnud ikkagi puhtalt eelmiste aastate pealt, et nüüd ma ei ole nii aktiivne nagu enda kasutajal olnud. Aga see on nagu, jah, see positiivne tagasiside on peamine, et kui sul kirjutatakse TikTokist, tullakse Instagrami ja kirjutatakse sulle DM-i või küsitakse abi või et siis ma olen nagu vastanud, ma olen nagu rääkinud inimestega voice message'itega 30 minti, et see on nagu, sa saad nagu kedagi reaalselt aidata ka, mitte et sa jagad nüüd, tahad seda, et 10 tonni, see on 10 tonni täis, siis on nagu midagi tehtud, et kuhu edasi, et siis pigem lihtsalt su eesmärk on see, et mis mul vahepeal oli siis, et ma pidin tegema ühe video iga päev, mis ma panin endale eesmärgiks, et ma pean tegema ühe video iga päev, tegin seda kuskil 30 päeva või rohkem isegi ja siis see kasv nagu tuleb iseenesest, aga sa lihtsalt teed nagu teise eesmärgiga või missiooniga seda asja, et see kasv on nagu teise järjepuline. Aga üks hetk saab ju spordikarjäär läbi. Mis plaanid siis on? Jah, et suurem visioon on kindlasti, miks nagu suusapoisid või miks me seda ka alustasime, et kindlasti see aitab nagu meie sportlaskarjäärile natuke hoogu juurde, aga tänapäeval on ka see, et kui vaatad nagu maailmas ringi, et siis sportlased on ka üldiselt nagu väga-väga suured sisuloojad või sellised nagu reaalsed isikubrändid, et siis see on nagu kindlasti tulevikus nagu väga suur asi, et eesmärk on nagu reaalselt olla Eesti kõige suurem selline sporditiimi bränd või nagu reaalne selline
bränd, mis nagu ajaks või siis nagu aitaks nagu noori tuua ka rohkem spordi poole, võib-olla suusatamise poole ja tegelikult see on ka nagu kogu aeg see tagamõte, miks me nagu TikTokis või mujal ka asju teeme, et tuua neid noori ja teha ja oleks nagu mingi missioon ka, mis sa nagu ära tahad teha, et siis kui sportlaskarjäär saab läbi, eks siis näha ole, mis siis mõtted täpselt on aga ma arvan, et senimaani me ikkagi ehitame oma kõva portfelli edasi ja siis võib-olla ilmselt suure tõenäosusega poistega lööme laineid ettevõtlusmaailmas ja teeme mingit sisu ja teeme võib-olla väikestel lastele suusatrenni ja eks näha ole. Aga me olemegi siin jõudmas lõpusirgele. Meie viimased 3 küsimust on seotud selleaastase laheda koolipäeva teemaga, mis on siis just mina muudangi maailma. Ja küsime sinult siis, et mida teed täna sina selleks, et maailma paremaks muuta? See on väga hea küsimus. Ma ise selle peale ei mõtle, lihtsalt elad elu tavaliselt, aga ma ei ütleks, ma ei tea, ma ei saa vist välja tuua midagi, mis nagu oleks mingit, ma olen nüüd loodussõbralik, et ma ainult olen mingi veganin, et seda nagu kvaliteetselt nagu ei. Aga võib-olla selle jah, et kuidas me nagu üritame poistega koos ja nagu ise ka siis teha nagu maailma nagu toredamaks või nagu lahedamaks kohaks, et sa teedki sükest nagu lahedat sisu, mida inimestele meeldib vaadata või siis toodki nagu inimesi rohkem spordi poole, et me võib-olla muudame nagu selles mõttes rohkem maailma, et need noored, et räägitakse, et istuvad arvuti taga ja kuskil ja ilmselt scrollivadki seda TikToki, aga kui sa suudad neid võib-olla kuidagi välja tuua või neile midagi nagu väärtuslikku ka pakkuda seal, et meil on nagu väga palju tagasisidet tulnud, kui reaalselt nagu kirjutatakse meile, et ma vihkasin suusatamist ja ma ei tahtnud koolis üldse suusatada, kui neil olid mingi kekatunnid ja nüüd nad siis nagu suusatavad ja käivad suusatamas ja neile meeldib ja nad tahavad proovida, et see on nagu väga-väga üllatav, kuidas sa nagu sellise väikse asjaga suudad tegelikult nagu sellist mõju avaldada, et ma arvan, et see on nagu meie selline maailma muutev protsess. Kes on täna sinu suurimad eeskujud, kellele sa alt üles vaatad? Oi. Suurimad eeskujud kindlasti spordimaailmas on kindlasti Johannes Ösvöld-Kläbo, kes on Norra murdmaasuusataja. Et noor, aga väga-väga edukas juba ja tema selline olek või järjepidevus ja kogu see järjepidev edu, mis tal on olnud, et see on nagu muljet avaldav ausalt öeldes, et kindlasti sportlastest kõige suurema eeskuju. Ettevõtlusmaailmas võib-olla siis, nagu ma enne välja tõin, siis Alex Hormozzi, et selline vuntsidega vägev härrasmees, kes ajab nagu väga-väga teist perspektiivikat juttu ja kellelt saab nagu väga palju huvitavat mõttelaadi nagu endale ka võib-olla pähe torgata, et selles mõttes sealt olen ma ka väga palju enda nagu TikTokide või mingid ideid ka isegi võtnud, et ta on väga muhe kuju ka. Ja kui sa peaksid noortele andma mõne raamatusoovituse või podcasti soovituse, siis mis sa soovitaksid neid lugeda, kuulata? Ma ei julge lubada midagi, mida ma ei ole ise lugenud, et kindlasti nagu esimene asi, mis mul klikkis oli, 2 raamatut ma võib-olla isegi tooks, on Aatomharjumused, mis räägib väga hästi harjumustest, et kui keegi tahab nagu reaalselt produktiivsem olla või rohkem asju ära teha, siis harjumused või see on nagu väga-väga tähtis osa, et kui sa ei suuda nagu asju ära reaalselt teha, siis see on nagu, siis nii ei saa, et see on kindlasti üks asi ja siis teine raamat on see üks asi, et see räägib väga hästi ka nii-öelda edukusest või kuidas nagu ühele asjale keskendumine muudab ka teised asjad paremaks kuidagi, et sellise sarnase mõttelaadiga, et
podcast'ide poole pealt ma võib-olla isegi, ma olen Täitsa Pekkis saade podcast'e kuulanud, need on väga head mõned. Sven Nuum on kindlasti üks eeskuju ka Eestis, ma ütleks ettevõtlusmaastikul minu jaoks vähemalt. Ja et jah, ma arvan, et neil on äge podcast, et rahvusvaheliselt võib-olla inglise keeles ma isegi väga midagi kindlat ei oskaks välja tuua, et Eesti staffi on ka vahepeal ikka väga-väga hea kuulata tegelikult. Väga head soovitused, aga aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Ja aitäh kuulajatele ja kindlasti jälgige meid sotsiaalmeedias, jälgige Suusapoisse ja näeme teiega järgmises episoodis.